Toimunud turniiri organisaatoriks oli Aleksei Hapov, Kuldkaru spordiklubi treener. Aasta jooksul toimub 5 turniiri. Esimene etapp toimub Kohtla-Järvel. Täna tuli kohale 110 noormeest ja 20 neidu Eestist ja Lätist. Turniirist võtsid osa sportlased vanuserühmas 5–15 aastat. Noored võistlesid väga professionaalselt ning üsna meisterlikult surusid oma vastaseid maha, millega saavutasidki soovitud võidu. Meenutame, et vaba maadlus arendab jõudu, sitkust ja paindlikkust. Selleks, et paremini painduda, kasutatakse erinevaid akrobaatilisi ülesandeid. Silda laskumine, salto edasi-tagasi, kätel seismine ja kõndimine, tiritamm. Partneriga maadeldes tuleb võistlustehnika ja kasvab sitkus. Turniiri viiakse läbi väikeste poiste ja tüdrukute vahel, kes tegelevad vabamaadlusega. Me võtame spetsiaalselt enda kanda esimese etapi, et rohkem Kohtla-Järve noori saaks osaleda võistlustel ning et saaksid tulla lapse vanemad, sugulased ja sõbrad võistluseid vaatama, et näha, kuidas näeb välja vabamaadlus. See on huvitav spordiala, mis arendab nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Me lõhume piire, et vabamaadlus pole tüdrukutele. Tegelikult on küll, sest tüdrukud on erinevad. Kellelegi meeldib maadelda ja kellelegi tantsida.